Tervist! Paljud söömisnõustajad, just söömisnõustajad, mitte toitumisnõustajad, on hakanud levitama sellist teooriat ehk valeteooriat, et nii loomad kui ka kõik taimed tegelikult tunnevad valu ja ei ole mingit vahet, kas me sööme siis loomaliha või sööme siis taimi, igatahes valu tekitame me nii või naa. Mina ütlen seda, et kuulake vähem söömisnõustajaid ja hakake kuulama toitumisnõustajaid ehk neid, kes annavad neid nõuandeid, mis teevad terveks. Teame väga hästi, et saada 1 kilo liha on vaja 15 kilogrammi erinevat taimset massi, teravilja, valgulist toitu või puuvilju ilmselt rohkemgi. Ja kui me saame söönuks 1,5 kilost puuviljadest, 1,5 kilost lätsetest, pähklitest, tubadest, siis saame söönuks ka 1,5 kilost lihast. Ehk tegelikult lihatoit kulutab 15 korda rohkem erinevat toorainet, vajab rohkem põllumaid, hävitab rohkem metsi, kõike 15 korda. Mürke kulub 15 korda rohkem, vett kulub rohkem, nii et liha söömine on tegelikult maailma hävitamine. Ja kõik söömisnõustajad, kes levitan siis teooriat, et puuviljad tunnevad valu, siis mina kummutan selle väite ümber. Ma olen siin näete banaan, ananas, kohalikud Mauritiuse tooted, ei ole toodud Lõuna-Aafrika Vabariigist ega mujalt, ei ole siia pandud mürke, ei ole pannud sellist aineid. Need on ehedad, nad säilivad väga lühikest aega. Miks? Sellepärast, et ka need säilivad lühikest aega. See papaia ja mango on valmis, nad on küpsed. Kui need jätta nüüd puu otsa, kui jätta ananas maa sisse, siis mis saab nendest? Hakkavad roiskuma. Nad hakkavad kõdunema, sellepärast, et nende aeg on küps. Ja kui me need ära ei söö, siis nemad kas tundes valu või mitte, nad lihtsalt hävivad. Nad kõdunevad ära. Nii et meist olenemata nad kauem elaks, sest nende aeg on looduses otsa saanud. Nii on loodus teatud. Me ei saa selle määrata. Ei teadlased, õppurid, söömisnõustajad, keegi selle paika pannud ei ole ega ei panegi. Mis toimub aga loomadega? Loomadega on asi hoopis teisiti. Esiteks on loomad palju kõrgema teadlikkusega, nende tunded on palju suuremad ja nende valutunne, nende hirmutunne on nii palju võimsamad, et hävitades loomi me teeme tegelikult palju rohkem kahju loomadele, kes tahaksid veel elada, kui taimedele, mis nagunii hakkavad juba taand arenema ehk lagunema. Ehk siis loom kasvab ja kuskil 1/5 looma elueast kulub siis tema kasvule, tema arengule ja kui loom saavutab küpsuse, siis loom tahaks elada veel tegelikult 4/5 oma eluajast. Paraku inimene võtab, lõikab ta kõri läbi ja sööb ta ära. Hävitab ära looma, paneb looma siis tundma hirmu ja valu. Nii et kõik need teoreetikud, need, kelle ajud kinni on taietud, sööretud, tegelikult ei tea, et puuvili ongi söömiseks õigel ajal. Me ei söö neid toorelt, ei võta ära neid puu otsast toorelt, rohelisi banaani keegi taha, tahate toonda rohelisi banaani maitske, imalad. Ehk me sööme küpseid vilju ja kui me neid ära ei söö, siis viljad roiskuvad, me sööme neid täpselt õigel ajal, enne kui nad ära riknevad. Ja kui puuvili tunneb sellest hirmu, tunneb valu, siis see puuvili hukkub 2 päeva pärast. Kui neid vilju me ära ei söö täna, banaani me 2 päeva pärast süüa enam ei saa. Ei saa. Kui ta puu otsa jääb, siis ka ei saa. See papaia ka roiskub 2 päeva pärast. Mango roiskub 2 päeva pärast, ananas 5 päeva pärast. Nii et õige aeg on ära süüa täna ja praegu. Loomadega on teisiti, loomad tahavad elada. Leht tahab elada 20 aastat, hobune 30 aastat. 7 aastat tahab elada kana, kui on võimalik. Siga tahab elada 16 aastat või rohkem. Nii et, kas teate mõnda põllumeest, mõnda laudapidajat, kes hoiab loomi nii kaua ja hävitab nad ära täpselt 6 aega enne hukkumist, vanadus ära suremist? Ei. Järelikult käärid on väga suured, teooriad on väga erinevad, aga kus on iva? Iva ongi selles, et süüa tuleb puuvilju ja mitte ainult puuvilju, vaid rohelust ja aedvilju, juurikaid ja tegelikult rõhku peab panema just rohelisele ja aedviljadele ja siis saate terveks. Ja kordan veel kord, ärge uskuge söömisnõustajaid. Nad õpetavad sööma ennast paksuks ja haigeks, vaid kuulake toitumisnõustajaid, neid, kes räägivad loomulikust toitumisest. Ja loomulik toit on taimne toit. Olge terved! Loomadelt ei saa ära võtta ühte jalga, ära süüa, siis teist jalga, siis veel 2 jalga, siis saba ja lasta siis loomal jalutuna, sabatuna oma elupäevad lõpuni elada. Loom tapetakse ära kõrges
eluväes, nooruses, kuid kuidas on puuviljadega? Need pähklid, need kookospähklid, nagu ka banaanid, papaiad ja muud puuviljad kasvavad, annavad ära oma saagi, kasvavad uuesti, kusjuures puu jääb kasvama. Ja kui me sööme ära need viljad, siis me ei tekita kahju puule, puu viskame nad maha. Et see teooria on täielikult erinevalt sellest valeteadusest ümber lükatud. Puuviljad on meie toiduks määratud, kuid loomadele teeme me toitudes üüratud kahju ja neid süües või siis otseselt hävitades teeme me kahju oma karmale, kas otseselt või kaudselt. Igatahes ka mehed ei vaja liha. Meid vajavad aminoppeid, vitamiine, vajavad mineraale ja vajavad rasvhappeid, vajavad fermente. Selle kõike saab muideks mitte lihast, vaid rohelusest, aedviljadest, puuviljadest, taimedest. Toituge loomulikust toidust.